Aga kuidas krüptorahad üksteisest erinevad? Tegelikult praegu on meil loodud juba 1800 krüptovääringut. Nendest enamus on siis krüptorahad ja kuidas nad siis teineteisest erinevad? Miks neid nii palju on vaja? No esiteks nad erinevad selle poolest, et neil on erinevad loojad. Igaüks tahab välja anda oma krüptoraha. Teiseks erinevad krüptorahad üksteisest sellega, et nad on erinevalt programmeeritud ja milles väljendub see erinev programmeeritus? Noh, näiteks selles, et kui palju ühte kindlat krüptoraha eksisteerib. Näiteks erinevad nad sellega, kui kiire on nende ülekandmine, ehk siis ülekandekiirus ja nii edasi. Kolmas asi, millega krüptorahad teineteisest erinevad, ongi see, et nad võivad põhineda erinevatel plokiahela süsteemidel. Ehk siis plokiahela süsteem ei ole üks, neid on palju. Üks hea tööriist, mida vaadata, on tegelikult CoinMarketCap. Kui te nüüd soovite näha, kui palju siis neid krüptorahasid on ja mis nad siis täpselt on, kuidas nende nimed on, siis meie oleme soovitanud sellist kohta nagu CoinMarketCap. See on hea tööriist ja vaatame selle teiega koos üle ka. Siin me oleme siis coinmarketcap.comis ja siit me näeme krüptovääringuid. Ja kõige populaarsem krüptovääring, nagu me näeme, ongi siis Bitcoin. Ja üks Bitcoin maksab 6549 eurot. Nagu te näete, on krüptorahasid ja krüptovääringuid väga-väga palju. Siin juba niimoodi scrollides me näeme, et neid on väga palju ja siit saab panna järgmised 100. Aga mõnes järgmises videos me vaatame seda CoinMarketCapi lähemalt. Tegelikult siit edasi klikkides on võimalik väga palju krüptoraha kohta teada saada. No näiteks natuke, kui ikkagi vaadata, siis esimene rida näitab seda, mis on siis market cap. Ehk siis mis on siis turuväärtus. Voluum 24 tunni jooksul näitab seda, kui palju on Bitcoini kaubeldud viimase 24 tunni jooksul. Circulating supply on see, et ta näitab, kui palju seda Bitcoini siis üleüldse ringluses on. Muide, Bitcoinide arv ei saa ületada 21 miljonit. Nii et selle poolest erineb krüptoraha, et ta ei saa lõputult juurde tekkida, nagu meil on näiteks Ameerika dollar, mida trükitakse nii, kuidas soovitakse. Aga lähme tagasi meie esitluse juurde. Meie kolmas e-kursuse teema, mis on siis Bitcoin?